Minu nimi on Anna Roberta. Ma olen Eesti Rahvuspalleti esitantsija ja Trammnimega ihas täidan ma Blanche Dubois rolli. Trammnimega iha räägib ühest rikkast lõunaosariikide perest pärit naisest, Blanche Dubois'st, kes sõidab New Orleansi oma õele Stellale külla. Ja kuigi alguses tundub, et tegemist on lühikese puhkusereisiga, siis mida aeg edasi, seda rohkem tundub, et võib-olla ei ole asjad päris nii, nagu nad näivad. Ma arvan, et Blanche on minu jaoks ka ajaga muutunud. Et see Blanche, kelle ma selgeks õppisin päris esimestel proovi nädalatel ja läbi etenduste on ta palju mahlasemaks minu jaoks muutunud, aga üldiselt ma ütleks Blanche paari sõnaga. On habras, kuid tugev, murtud südamega ellujääja. Trammnimega iha etenduse orkestri koosseis on tavapärasest erinev. Augus on vähem mängijaid, mistõttu iga mängija on nagu solist ja vastutab oma hääle eest. Teiseks, orkestris on mõned sellised pillid, mida tavaliselt balletiorkestris seal ei ole. Meil on kohe mitu saksofoni. Samuti meil selle orkestri sees on veel oma ette ansambli osa, mida võib siis nimetada jazz trioks. Meil on suur tiib klaverorkestri augus ja kuna see on pisut vanem Estonia, siis ta annab sellist õiget vana hõngu ja sellist väga mõnusat tämbrit sinna. Aga ilmselt, mis kõige suurem erinevus on see, et selles muusikas on ka väga palju elektroonilist helikeelt. Nii et kokku on see üks väga põnev miks akustilisest ja elektroonilisest. Trammnimega ihas on peategelasele kaasaelamine ühelt poolt hästi kerge ja teiselt poolt hästi raske. Sellepärast, et tegelikult objektiivselt vaadates Blanche ei ole hea inimene. Need valikud, mida ta teeb, kõiki teda tegude tagajärjed, see, kuidas ta ei võta vastutust oma elu eest, tegelikult ei ole hea inimese tundemärk. Aga samas, kuna me elame temaga selle loo kaasa algusest lõpuni, ehk siis meie oleme Blanche'iga publikuna kaasas sellest hetkest, kui ta on laps, kuni selle hetkeni, kus lugu lõppeb, siis tegelikult sa ikkagi, mina vähemalt iga kord, kui ma etendust vaatan, ma ikkagi hakkan Blanche'ile kaasa elama. Ja ma tunnen seda valu ja ma tunnen ta suhtes seda kaastunnet, mida ma tean, et tegelikult iga inimene tunneb ka siis, kui teine inimene võib-olla ei ole teinud häid otsuseid, aga ta ikkagi kannatab. Ehk siis me elame kaasa Blanche'i kannatustele. Ta võib olla iseenese ohver, ta võib olla iseenese hukatus ja oma loos on ta kangelane minu jaoks. Näidendist ta võib olla osade jaoks veidi häiriv, võib-olla veidi võib närvi ajada lugejat, vaatajat, kuulajat oma sellise hektilise ja närvilise ja kartliku, tundliku loomu poolest, aga eks iga inimene näeb ja tunneb seda lugu läbi oma prisma.
võrrelda näiteks Blanche'i tegelaskuju traditsiooniliste balleti esirollidega, siis ma tõmbaksin selle paralleeli, et näiteks Aurora või Ottiili rolli hakatakse õppima läbi koreograafia kõigepealt, ehk siis väljaspoolt sisse. Ja kui koreograafia ja joonised ja partnerlus on selge, siis need tunded võib-olla ehk tulevad alles hiljem. Kuid Blanche'i puhul on see tunnete ja tahte osakaal väga suur, et tahe paneb sind liikuma, tahe paneb sind dialoogi astuma su partneriga. See nii-öelda psühhofüüsiline keel Blanche'i puhul on väga tähtis, et see tunnetuslikult tuleb enne liigutust. Et see pinge ja see tahe liigutab meie peategelast. Oled siin. Ei enam tema. Jah, siin. Jah, tätsid, et see käsi võtta lihtsalt sa jätsite siia rikki ja võta enda ette siia. Kõige olulisem asi selles etenduses ei ole mitte sammud, ei ole tehnika, kõige olulisem asi on sinu emotsioon ja kuidas see kandub edasi. Nii et kõik meie proovid on väga sellised võib-olla tavalise balleti jaoks natuke sellised liiga detailsed või liiga miniatuursed. Me räägime sellest, kus peaksid olema silmad. Me räägime sellest, kuidas õigesti pead kallutada või me õpime, kuidas õigesti pudelist juua, nii et see oleks inimlik. Et kõik need väga väikesed detailid, millele kohati rohkem klassikalistes ballettides võib-olla ei pöörata nii palju tähelepanu, on need, mis teevad trammist erilise etenduse. Need on need, mis kannavad edasi just seda nagu draama iseloomu, mis trammis on. Me tegelikult jätsime alles ainult väga-väga tähtsad žestid, väga-väga tähtsad liigutused, koreograafilise keele, et see tõesti oli väga minimalistlik lähenemine ja kõik nii-öelda balleti ilustatud žestid või mingid nii-öelda miimika, mida me tavaliselt klassikalises balletis näeme, see tuli kõik puhtaks küürida, ära koorida, minema visata. Pirni natukene rohkem teadvustama, et kui sa saad, kõigepealt kui sa pimestab sind, siis sa võtad hästi juttu ära. Teeme niimoodi, et see pimestab sind, nüüd keha läheb juba teise diagonaali, aga see tunnetus, et sa said just pimestatud, tuleb sinuga natuke kauem. Mitte ükski samm pole üleliigne, mitte ükski žest pole seal, kui tal ei ole mõtet või ta ei alusta dialoogi või ta ei ole kasulik sellele loo jutustamisele. Trammiproovid on väga minimaalsed, nad on väga detailsed ja meil on mitu inimest, kes siis hoolitsevad selle eest, et mitte miski, mis laval toimuks, ei oleks juhuslik. Kõik meie silmad, kui nad kohtuvad kellegagi, näpud, käed, jalalabad, kõik kõige väiksemad hetked on tegelikult ette planeeritud just selle ideega, et mis emotsiooni nad edasi kannavad. Sest et seal on vahe, kas sa liigutad oma pead, aga su silmad jäävad samasse kohta või sa liigutad kõigepealt silmi, siis pead, kas su keha liigub kõigepealt, kust tuleb see impulss liikuma hakata. Kõik see kannab mingit emotsionaalset laengut ja trammis on väga oluline, et me teaksime selle emotsionaalse laengu kohta ja seda, kuhu see liigub. Ja siis see tunne tuleb, sest see muusika ilusti kannab seda tunnet ja siis sa saad sellele muusikale hakata toetama. Aga alguses sa pead võtma kontakti publikuga, et ta oleks sinuga, et ta hakkaks sinul kaasa elama või kuuleks sinu hääl sellest loos. Selle helilooja Peter Salem on tegelikult võib-olla niisugune nimi, mida inimesed nagu nimena alguses ei tea, aga tegelikult on kirjutanud väga palju muusikat tele jaoks, teleseriaalidele, näidendite kujundusmuusikat ja seetõttu tema selline dramaturgia taju on väga eriline, väga erk, et kui laval toimub midagi väga õhus on pinget, siis on see automaatselt või kindlasti ka väga hästi muusikas välja mängitud. Ja see helikeel on seetõttu väga hea kujundusmuusika.
ja tõesti, kuna Tramm nimega iha on 20. sajandi Ameerika näitekirjanduse see kõige kuulsam teos, sellest on tehtud ka film ja väga palju lavastatud ka Eestis. See on tugev draamatükk, seal on just seda pinget, vaikset pinget ja kruttimist väga palju ja Peter Salem on tõesti selle väga haaravalt kirja pannud. Balletis on väga olulisel kohal elav muusika. Ehk siis, kui näitlejad võib-olla panevad sind mingit emotsiooni tundma oma sõnadega, siis meil on selleks orkester. Ja väga lihtne on Trammis aru saada, millal midagi toimuma hakkab või millal on õige hetk tunda kurbust, millal on õige hetk, kus karakter tunneb täielikku lootusetust, sellepärast et Peter Salemi kirjutatud muusika annab seda väga hästi edasi. Mis on eriti huvitav, on see, kuidas ta kasutab elektroonilist muusikat. Et see ei ole nii, et nüüd on selgelt akustiline lõik, nüüd on selgelt elektrooniline lõik. See on väga hästi omavahel seotud, kus vahepeal ei saagi aru, millal on üks või millal on teine. Et seal need kõlad, mis siis süntesaatorilt tulevad, on väga oskuslikult niimoodi ühildab, läheb ühest teise üle. Ja teiseks just need samad momendid, kus on tunda, et õhus on pinget, siis ka nagu ütleme heas krimiseriaalis, kui on aimata, et nüüd hakkab kooruma mingi pingeline või see otsustav hetk, siis just sel hetkel panna õige kraad sellist natuke kummituslikku elektroonilist dimensiooni juurde, et see on siin loos väga hästi tehtud. Minu meelest väga eriline on see, kuidas helilooja on õnnestunud ka tajuda muusikas seda atmosfääri, mis valitses seal etenduses New Orleansis. Et seal on teatud lõigud, kus on džässmuusika baaris nurgas mängib ja muusikas on tunda sellist viskihõngu minu meelest, mis on täiesti nagu unikaalne. Ja minu meelest see on hea märk siuksest väga tugeva draamatajuga heliloojast. Kohati on väga naljakas, kui me hakkame seda balletti õppima ja meile öeldakse, et näiteks mingi liigutus peab toimuma siis, kui koer haugub. Aga laval see töötab ja see on hästi selline tihe koostöö tantsija ja dirigendi vahel, sellepärast et on väga palju hetki, mis sõltuvad täpsusest. Ehk tantsija, kes on laval ja teeb oma liigutust, peab tunnetama, mida teeb parasjagu dirigent ja dirigent, kes on orkestri augus, peab ka vaatama ja tunnetama, mida teeb tantsija laval. Koostöö lavaga on selles etenduses väga tihe, ma ütleksin palju tihedam kui teistes balletietendustes, sest ütleme, klassikalises Tšaikovski ballettides ikkagi on suurem osa muusikast, muusika voolab, muusika liigub, tantsijad kuulavad muusikat ja selle järgi liiguvad ja siis seal on teatud soolovariatsioonid, kus peab hoolikalt tantsijat jälgima, et õigel hetkel alustada ja teatud laiendused ja et muusika ja tants käiks sama sammu. Aga see tükk on tõesti niimoodi, et see kõik, mis helipildis kõlab, kirjeldab või võimendab seda, mis laval toimub. Nii et seal on väga konkreetsed kohad, kus peab mingi motiiv minema kokku teatud liigutuse või teatud reaktsiooniga. Nii et tegelikult kõik impulsid tulevad lavalt ja dirigent jälgib lava peaaegu sama tihti, kui ta jälgib partituuri. Ja kui need asjad koos toimivad, siis on Tramm nimega iha etendus hästi ühtne ja ilus ja see emotsionaalsus, mis siis tuleb lavalt, mida võimendab orkester, jõuab väga ilusti publikuni. Õnneks me oleme saanud seda tükki juba päris mitu hooaega mängida niimoodi, et dirigent peab aina vähem
ooti vaatama. Mul on nüüd olnud päris mitu võimalust seda erinevates truppides edasi õpetada ja mida Annabel rõhutas, on just see tolle aja nii-öelda ühiskonna standard või kuidas näiteks koduvägivald oli tol ajal nii-öelda käitumismudeli osa ja kuidas praegu seda ühiskonnas tõlgendatakse, kuidas sellest räägitakse ja kuidas me peame ikka ja alati rääkima nende inimeste lugusid, kes ise ei saa rääkida. Inimesed, kellega see juhtub, kes on selle sees, kes on kannatajad nendes situatsioonides, nendel ei ole häält. Ja meie oleme nende hääl. Et meie peame neid lugusid rääkima, sest nemad ei saa. See on meie repertuaaris selline tükk, kus hästi olulist rolli mängib just see näitlemine ja inimlikkus ja me ei tee neid balleti tohutuid elemente, vaid me annamegi seda lugu edasi just miimikaga ja emotsioonide ja näitlemisega ja ma arvan, et kui inimene tuleb seda vaatama, siis lihtsalt lase ennast kaasa võtta. Keskendu nendele karakteritele, vaata, kuidas nad omavahel reageerivad, sellepärast, et seda lugu järgida tegelikult ei tohiks olla keeruline. Kõik üleliigne, mis tavaliselt häirib loo jälgimist, on ära võetud. Ja tantsus meil ei ole ju minevikku. Me ei saa öelda, et tema, kui ta noor oli, et me peame näitama seda, et võib-olla, et sa saadki süveneda ühe inimese loo päris algusesse ja siis näed, miks ta selline on. Ja näha, et tegelikult kui ühiskond on su vastu, kuidas ikka see maha murtud hing suudab sealt leida selle kiire ja minna sinna suunas, mis on tema tee. Orkestrile väga meeldib seda etendust mängida, sest et see helikeel on teistmoodi, need muusikute roll on teistmoodi, igaüks, nagu ma enne ütlesin, on põhimõtteliselt solist ja vastutab oma hääle eest. Teisest küljest kõik tunnevad selle loo just sellist tugevat draamajoont ja siis, kui parasjagu väga palju ei pea mängima, siis kõigil ikkagi pilgud vaatavad sinna lava poole, et väga elavad kaasa ja tõesti selles loos on sellised kohad, sellised punktid, mis ikkagi võtavad iga kord seest väga kõhedaks või väga lähevad hinge. Tramnime keha muusika juba on nii võimas ja ta on nii emotsionaalne, et tegelikult ei ole palju vaja, et karakterisse minna. Et minule piisab sellest, kui ma tõesti kuulen mõnda Tramnime keha heliklippi ja ma tean, millise stseeniga see on ühenduses ja mul tekib silme ette see pilt, kuidas Blanche seda hetke tunneb ja tajub ja kuidas seda peaks tantsima ja millised emotsioonid peaksid sealt õhkuma. Ja see on väga suurelt tänu just muusikale. Ehk siis meie võtame selle muusika ja seal on juba need emotsioonid sees, mida tegelikult tantsija peaks tundma ja laval edasi andma. Ta on ikka tükk, mis toob publiku teatrisse, sellepärast, et kui me võtame sealt teksti ära ja laseme kehadel rääkida ja see pinge, mis on inimeste vahel laval, vahel räägib rohkem kui 1000 sõna. Tramnime keha ma tõesti soovitan ja ma ei tea, et ma oleks veel puusse pannud selle soovitusega.